olen päris Pärnust, Pärnu tüdruk, aga vaata mehele läksin Keilasse. Ja noh, siis ma tulingi siia. Ma olin 3 aastat töötanud Pärnu haigla reanimatsioonis ja siis tulin Keilasse ja selgus, et mulle ei ole haiglas tööd pakkuda ja pakutakse ainult kooliõe kohta. Ma olin solvunud pisaratini ja tulin siia kooli, algas teine veerand ja me olime seal pool, kus praegu on vene kooli pool. Ja siis ma sain teada, mis asjad on kaitsepookimised, siis ma sain teada, kui hea on trepist alla tulla nende vanade libedate treppide peal. See oli väga lõbus, see oli kohe väga ja 1000 last tuli praktiliselt ära süstida 2 nädalaga. Õnneks oli siis ka laupäev kooliaeg, nii et see on nagu minu algus. Aga siis mind ei vormistatud ju koolitööle, ma olin ju ikkagi haiglast komandeeritud siia ja no siis ma sain lapse ja siis ma töötasin vahepeal nagu kiirabis, võeti mind koolist ära, aga kuna koolis õde ei olnud, siis toodi mind jälle ruttu siia tagasi, sest ma juba teadsin, kuidas süstitakse 2 nädalaga kõik see 1000 tükki. Ja siis enne teist last ma olingi päriselt siin. Ja siis, kui see laps siis võeti mind kuidagi teistmoodi hoopis siia, sest oli vaja parajasti sõjalise õpetusse meditsiinilist osa. Ja siis ma olingi see, kes sõjalise õpetajaga koos õpetasime seda kohta. Tollel ajal oli sõjaõpetus ju vene keeles ja noh, mul ei oleks midagi selle vastu olnud, aga ma täiesti teadlikult ütlesin, et mina räägin ikkagi eesti keeles ja nii jäigi. Ja siis peale seda, kui mul tütar sündis, siis sügisel pidin ma, aprillis sündis ja sügisel septembris tulin ma siis kooli tagasi jälle süste tegema, sest kaitsepookimised olid vaja ära teha. Ja siis ma tean seda, et kõik, kes olid kehalise tunnis, kõik hoidsid minu mari. Nii et selle vankriga see oli nagu üks pool seda siin, niimoodi naljakam. Aga siis sellest järgmine aasta juba, see oli juba 77, 78, siis juhtus niimoodi, et bioloogia õpetaja läks mehele ja jäid katmata 5. ja 9. klassid. Ja siis tolleaegne direktor Endel Kukner sõna otseses mõttes tuli koju mind ära rääkima, et äkki ma tulen tööle. Ja siis ma nagu tulingi, andsingi aasta otsa siis botaanikat ja anatoomiat. Ma ütleks, et päris põnev oli. Kohe tõsiselt päris põnev oli. Pea selle nõukogude ajal oli klassijuhataja kohustus külastada kodusid. See oli ühtepidi tõeline katsumus klassijuhatajale, sest sa nägid kõike. Et ma ei hakka siin drastilisi näiteid tooma, aga tõepoolest, nii pisaraid kui ka rõõmu, nii kulda kui muda, kõike nägid. Ja samas, mis veel oli nõukogude ajal kohustuslik, oli töökasvatus. Ja septembrikuu ju tegelikult 3 nädalat me olime kolhoosis põllu peal. Ühtepidi see 3 nädalat, see oligi nagu arenguvestlus. Praegu me peame siin peale tunde istuma ja mõtlema ja sõrme seest välja imema neid küsimusi, mida küsida ja mida sa teada tegelikult tahad. Aga siis seal põllu peal, seal ju käisid ühe paari juures teise juurde, nägid, mismoodi ta töötab, nägid, missugune tuju tal on, said temaga rääkida. Ja kui see 3 nädalat läbi sai, siis tegelikult sa teadsid, iga lapse kohta on midagi väga isiklikku. Ja samas sealt tuli ka see õpetaja või õigemini klassijuhataja ja lapse omavaheline nagu austus ja see respekt. No igal juhul mitte vabalt tahtel. See on nii kummaline, aga oli nii, et vene keele õpetajad
kõik õpetajad käisid igal aastal mingisugune 3 kuud ehk teisiti öeldes terve 3. veerandi käisid nemad täiendkoolitusel. Niisugune oli kord ja sedasi pidi. No ja siis oli nagu see koht, et kes nüüd keda kuskil asendab ja niimoodi ja vene keele õpetajatest oli puudus. Kuna aga teati, et ma nagu natukene räägin seda vene keelt ja nagu ei ole kunagi probleemi sellest teinud, et mis keeles ma parajasti räägin, siis küsiti niimoodi viisakalt, et äkki sa võtaksid niimoodi ühe klassi, millest sai kindlasti 4 ja niimoodi juhtuski, nii et oli nagu see koht, et vaat tollel ajal oli nii, et õpetajatel oli 5-päevane töönädal. Koolil oli 6-päevane. See tähendas seda, et igal ainel oli oma kindel vaba päev ja vene keele õpetajatel oli kolmapäev vaba päev. See oli siis see päev, kus ma olin siis ainult õde. Aga kui kellelgi kuskil midagi juhtus, siis loomulikult kõik teadsid, kus kohast ta tuleb tulla ja mida tuleb siis teha, et ma üles mind leida. Et see oli nagu see koht. Ja siis, kui Olvi Suurkütt sealt kursuselt jälle tagasi tuli, siis tema hakkas minema pensionile parajasti ja tema siis ütles mulle niimoodi, et nii tüdruk, nüüd sina lähed eksamitele. Mis asja? Siis selgus, et tema oli juba avalduse ära saatnud. Ja kuidas tema minu nime sinna niimoodi kirjutas, seda ma muidugi ei tea, vahet ei ole. Ja siis tuli nagu uus riik ja uus riigikord. Ja siis selgus, et vene keelt ei ole mitte kellelegi enam vaja. Vene keele õpetajaid läks päris mitu ära siit ja siis oli vaja igale poole inglise keele õpetajaid kohe ja kiiresti. Ja siis õppealajuhataja nagu ütles, et eksamid on, mine vaata. Ma läksingi sinna eksamile, meil koolist oli siin päris mitu tükki, need olid minust ikka juppmaad nooremad ja ma ei tea mismoodi, aga mind võeti vastu, aga need nooremad ei saanud, ma olin ainuke, kes siit koolist sai. Ja siis ma nagu õppisin uuesti. Ja siis tuli välja, et ega see ka keeruline ei olnud, nii et nagu kuidagi, mul läks kuidagi järjest niimoodi 10 aastat ja lõpetasin ära ja sedasi, sest selle inglise keelega oli tegelikult koolis, siin oli ikka päris raske selles mõttes, et oligi niimoodi, et haridusega õpetajaid oli 2 tükki, mina ja Katrin Pihl ja rohkem ei olnudki. Ja siis me võtsime loosi, kes võtab gümnaasiumi, kes põhikooli. Ja siis tuli siit ikka uksest sisse jälle igasuguseid sulelisi ja karvaseid, kõik, kes oskasid ütelda juba haudu jõudu, siis nende jaoks oli juba asi korras ju. Mis me koos tegime? Võib-olla alustame sellest, et iga sügise esimene nädalavahetus, kui me kooli tulime, terve gümnaasium, tegelikult siis ka see samane põhikooli viimane klass ja gümnaasium läksid komsomolilaagrisse, sest tegelikult komsomolilaagrisse said nagu kõik minna ja mitte komsomolid ei saanud ja sellepärast kõik olid kommunistlikud noored. Tegelikult 2-3 tükki ei olnud, aga see ei ole nagu tähtis. Aga tähtis on see, et sinna läksid tõepoolest õpilased ja õpetajad ja siis moodustati niisugused rühmad, kas klasside kaupa või sõpruskonna kaupa ja üks rühm oli õpetajate rühm. Selles rühmas olid kindlasti kõik uued õpetajad, aga tollel ajal uued õpetajad olid noored õpetajad, sest siis oli kohustuslik töötada ära peale diplomi saamist 3 aastat ja siis selle 3 aasta jooksul tegelikult tuli välja see, et esimene aasta see oli ellujäämisaasta ju, see ei olnud midagi muud. Teine aasta hakkasid juba nägema, mis on huvitav. Ja 3. aasta pani juba paika selle, kas ma tahan siia veel jääda või ma tahan siit ära minna. Ja oligi nagu noore inimese jaoks asi paika pandud ja enamus ikka tahtis jääda. Oli neid, kes ära läksid ja tegid õigesti ja oli täiesti normaalne, aga samas nad olid nagu täitnud oma kohuse ja kohustuse, et nad on ära proovinud. Nad ei saanud nagu niimoodi ütelda, et mulle ei meeldi see, ma lähen minema, aga ta oli ära proovinud kõik võimalused ja selgeks saanud, kas tal sobis see või ei. Ja nüüd seal selles komsomolilaagris oli nagu esimene selline proovikivi, et kuidas need noored õpetajad ja vanad õpetajad kokku saavad ja teevad ja seal oli nagu niisuguseid põnevaid asju.
oli küll luuletuste koostamine, küll oli tordi tegemine, ristsõnade laenamine, alati oli ka mingsuguseid põnevaid külalisi seal, küll karate, tegelikult seal oli väga põnev pealkiri. Vot, ma tahan ütelda, et need ühislaulmised ja tuli ise laulud välja mõelda ja vot seal oli nagu seda seltsielu spordivõistlused, viimase mehe jooks, et kui ikka meie füüsikaõpetaja, kellel oli seda niimoodi kaasaskantavat asja päris palju ja kui ta ikka võitles mehiselt selle eest, et ta viimane ei ole ja enne nagu see aeg otsa saab, enne kui tema viimaseks jääb, see oli ikka väga kihvt niimoodi. Meestepäev ja naistepäev. Need olid midagi niisugust, kuidagi niisugust hella ja niisugust puutumatut või midagi sellist. No näiteks üks niisugune koht, me tulime kooli, sedasi kõik ja naised niimoodi naistepäeval ilusasti riides ja kõik sedasi. Ja siis vaatame, meie direktor, kes üldiselt tööpäeval ma ei olnud teda näinudki teistmoodi kui ülikonnas ja lipsuga. Või siis seal teine füüsikaõpetaja, samamoodi, niimoodi tärgeldatud igalt poolt ja neil on dressipüksid jalas, millised lapitud, veninud välja, ruudulised pluss, meil on naistepäev ja nemad tulevad niimoodi kooli. See oli midagi niisugust, et see oli õudne. Käivad nühkat mööda, keegi sulle tere ei ütle. Appi! Ja siis ilmub mingisugune käristatud paber kuskil kortsus sedasi sinna ukse peale sellel kellaajal kõik kogunevad õpetajate tuppa, punkt. Ja siis oli vist tuppa ühe B-ga või ühesõnaga mingisugune kirjaviga oli ka seal sees. Ja ma mõtlesin selle peale, et Anti Rohtoja, kes tal oli absoluutselt on temal keelevaist, et kuidas ta selle läbi lasi, eks ole, sedasi. Niimoodi. Ja siis me istume seal toas, ühtegi meest ei ole, meie oleme ainult seal. Ja siis kuuleme, kaugelt hakkab tulema akordjon. Ja siis meil oli koolis kuidagi niimoodi, et meil oli 2 tenorit, meil ei olnud koolis ühtegi passi ega teist. Ja siis kui nad tulevad ja siis mul tuleb külmavärinad siiamaale peale ja kuidas nad siis laulavad, et käekene mulle anna lossi tule saa, eks ole. Ja kätel suudan sind kanda. Ja siis silmad seoti kinni, käest kästi kinni võtta ja siis nad hakkasid vedama meid trepist üles, trepist alla, igalt poolt sedasi ja maandusime siis me sinna alla lasketiiru. Ja siis sidemed silmalt maha ja siis sa näed, see lasketiir niimoodi, see on seal mitu meetrit, 50 ja lauad kaetud, küünlad pandud, mingisugune sikasokalised sedasi ja sealt taga seina peal pildid üles pandud niimoodi ja kõik võileivad ja asjad, siis muidugi pärast, kuskil aastaid hiljem saime teada, et käsitööõpetajad olid ikka siis kampa võetud ja nendel oli siis saladused ära räägitud. Niisugune. Või meestepäev, 23. veebruar, eks ole. Ma tean, kuidas mina, Veisalu, Tiina, Rohtoja-Eli peaaegu ööd-päevad otsisime ja koostasime kõigile meestele postrid tema zodiaagi märgi järgi ja kirjutasime siis sinna selle teksti, mis tema jaoks oli, muidugi kohandasime seda asja nii ja teistmoodi ja siis veel niimoodi võrdlesime, et ikka jätkub ikka kõigile. Ja see oli ju see aeg, kus meil oli majas 3% õpetajatest olid mehed. See oli 23 tükki. Nii et see oli see aeg. Või jõulupeod, jõulupidu, see on inetult öeldud. Ja tegelikult oli see nääripidu. 29. jagati tunnistused ja õhtul oli pidu. Igaüks tõi kodus seda, mida ta sai, koolisöökla muidugi tegi nagu koha peal ka asju sedasi, aga igaüks tõi ja aula, see vana kooli aula, see oli meil siis niisugune
L-täht oli seal sedasi. Ja see oli pidu, kus oli siis koos oma abikaasaga, paarilisega ja mängis elavorkester, no näiteks Pauluse vanem vend, tema punt mängis seal, et sai tantsida ja pidu käis iga hommikuni, siis pesime nõusid ja kui nõud puhtaks said, siis katsime laste jaoks laua, sest 10 aega hommikul tulid juba nemad. Ja no lapsi oli ka ju ikka tohututes hulkades ja nemad siis, nende jaoks oli Näärivana ja muidugi Endel Kukner, direktor, eks ole, tema oli meil ju niimoodi igavene Näärivana. Et see oli nagu niisugune. Vaata, mina tulin siis, kui oli see juurdeehitus, tähendab 2 kooli vaheline osa oli juba tehtud ja oli käigus. Samuti oli valmis ka staadion, mis läks ju ehitusel sedasi ja siis oli 73 hakati ehitama seda uut maja, mida nüüd enam ei ole ja kolisime sinna ju 75 ja kui me sinna juba sisse läksime, siis see ei olnud kaugelt selline, nagu sina mäletad, kui sina tulid sinna niimoodi. Et siis oli ta juba ümber ehitatud ja päris korralikult, sest õpetajate tuba oli seal keskel, selle bioloogia kabineti kõrval, vaat seal, kus olid stendid, vaat seal oli õpetajate tuba ja see koliti sealt ära ja tehti uued projektid ja no seal päris palju ikka, need klassid koridoride lõppu ja kõik niisugused asjad, nii et seal sai seda asja ja no aula ehitati ümber, et tagant sealt mingisugust astmed tekiksid ja no siis see, mis ta on nüüd, spordisaal läks ümber ehitusele, peale selle alla keldrikorrusele tuli see lasketiir, mis oli seal nüüd perekond Jõgide eraobi lausa, eks ole, et kõik imestasid, et nad tulid Siberist ja anti kätte relvad ja lapsed ja läksid ja hakkasid sinna tegema lasketiiru. Et see oli ja see lasketiir oli täiesti eraldi maailm, sest nemad kasvatasid mitte häid laskureid, vaid nemad kasvatasid ka inimesi. Et nendest võiks rääkida ka päris kohe mitu tundi, nendest laskuritest, kes Keilas olid ja kuidas nemad ei lasknud ära surra sellel Eesti kodanikul. Kuidas nad rääkisid seda nii, mitte kogu aeg niimoodi rinna peale tagudes sinimust valget, vaid nad rääkisid aususest, inimesest, austusest, üksteise vastu, sellest tundest, kes sinu kõrval on, usaldusest, sellest kõigest. Miks ma seda nii hästi tean, minu tütar käis seal laskmas ja see, et nad võistlustele läksid ja mismoodi neid bussid organiseeriti ja relvad kaasa võeti ja kuidas neil seal läks ja ega väga tähtis ei olnudki see, missuguse koha ta sai, vaid see, et ta oli kohal, et ta tegi ja ta andis endast maksimumi. Et nagu see oli väga tähtis. Ja siis see garderoobide ehitamine, sest alguses olid seal mingisugused võred ja restid ja ma ei tea, mis asjad seal olid ja siis ehitati sinna ja kes ehitasid? Gümnaasiumi poisid, kehaline kasvatus oli ju see koht, kus sai kõik tööle panna ja see töökasvatus ja ma oma poja käestki küsisin, et kuidas siis on, et mis sinule jäi koolist meelde? Eks ole. Niimoodi, et klassivälised asjad, mis asjad, jah, korvpalli mängisid, kõvasti mängisid, jooksid, hüppasid, kargasid, aga ehitasid palju ja põhjalikult. Niimoodi. Kui nüüd, vaat kui me läksime sinna Suurde Majja tollel ajal, siis läksid ju koolid lahku. Tuli 1. kuni 3. ja siis 4. kuni 11. Ja Suurde Majja läks siis alates 4. klassist. Ja siis oligi niimoodi, et siis tekkis algkool. Ja siis sellest ajast tekkis ka niisugune lõhe nagu koolide vahel. Alguses mitte äkiliselt, aga kuidagi niimoodi vindus ja siis, kui veel tehti see 6-klassiline algkool, vaat siis oli kuidagi eriti tunda see suur vahe, et kuidagi algkoolimaja ja suurmaja ja siis kuidagi nagu
midagi läks katki kuskil ja isegi ei saa aru, miks see katki läks. Et ühed õpetajad olid ühes majas ja teised olid teises ja see võõrandumine tuli. Ja miks ta nii tuli? No ikkagi jah, sest nagu oldi väljas erinevate asjade eest, et ei olnud aga enam ühine eesmärk. Ja nüüd, kui tuli tagasi see Keila kool, siis see liitumine läheb ju ikka siia maale. Ega ta ei ole ju päriselt ikkagi kokku tulnud ja noh, sinna võtab vist veel, ma ei tea, väga kaua aega, kui ta päriselt üheks saaks. Et teistpidi jälle võtad, et kas ta ikka peabki päris olema sedasi, et omamoodi huvitav ju, kui on erinevad koolid. Et no praegu on erinevad majad ainult. Et nimi on üks ja nagu see. Aga no see on vast selline mõtlemisaine. Kui tuli meil oli niisugune isik nagu klassiväline ja Aimar enne oli seda oli Anne Siniver ja siis tuli Aimar Laulik. Temal olid teised tutvused ja tema tõi kooli teist laadi muusikat. Alustas ta sellega, et tõi ta Hortus muusikuse. Miski pärast see ei olnud väga lubatud asi. Ma ei tea miks, aga igal juhul väga lubatud ta ei olnud. Ja siis tuli seda asja teha nii, et nemad mängisid all sööklas. No peaaegu seal vastu seda ust ja siis see söökla oli nii puupüsti rahvast täis, et rohkem enam ei saanud ja need uksed, need mis seal niimoodi olid, need olid lahti ja see koridor oli ka rahvast täis. Et no lihtsalt selle koha peale lihtsalt rohkem rahvast ei mahtunud ja sinad seal olid. Aga käis ka näiteks Mihkel Raud oma bändiga seal mängimas meile. Nii, aga käisid ka Sirje ja Väino Puura. Käisid niimoodi, ühesõnaga neid kuulsusi toodi meile uksest ja aknast. Ma arvan, et mina olin siis ju kooliõde ja tema tuli ja siis tuli terve trobikond tuli Tiina Arrak, siis ta oli Rusalep ja siis praegu mõtlen, et Kaalja ja kes seal veel olid? Kehalisõpetaja, nimi ei tule, nagu tuleb, teda ei ole enam meil siin sedasi. Ja siis tekkis neil kohviring, Einart võib sellest rääkida pikalt ja laialt, mis asi on kohviring. Sedasi, see oli ka põnev. No ma ütleks seda, et igas kollektiivis on mingisugused rühmitused tekivad, eks ole, ja õpetajatel ka kindlasti on, näiteks 4. korrusel oli võõrkeelering oli selline niisugune, kus tooti kodust kaasa oma võileivad ja kogikesed ja istuti koos ja kõik niisugused asjad. Siis, aga seal oli ka niimoodi, et vene keel sinna väga ei sobinud. Peale selle, vene keele õpetajaid oli vanasti rohkem kui praegu. Ja siis inglise keel, saksa keel oli nagu omaette grupp ja vene keel oli omaette grupp. Aga nagu vihavaenus ei oldud, et niisugust teisele jala taha panemist ja midagi sellist ei olnud. Aga see Mändla kohviring, seal olid kuidagi mitte ainealaselt, vaid seal olid kuidagi niimoodi vanuseline eristuvus oli vast rohkem. Et nagu neid, ühesõnaga sellel aastal tuli kuidagi palju noori, kuidagi järsku ja palju noori, aga Mändla ei tulnud minu meelest septembris kohe, tema tuli minu meelest alles jaanuaris või kuidagi seal mingisugused asjad olid, et lapsed sündisid ja niisugused ja lapsi sündis meil ikka väga palju ja meil oli kogu aeg see nagu käimine ja oli nagu selline komme, et lapsed said hõbelusika kooli poolt ja selline, lihtsalt oli selline komme ja need, kes pensionile läksid, need said käekella, kus oli peale graveeritud jälle midagi ja sellel lusikal oli ka peale graveeritud ju ikka niimoodi nimi ja kuupäev ja puha. Nii et see oli nagu niisugune
Noh, kui palju seda lusikat kasutatakse, see on eraldi küsimus, eks ole. Aga niisugused kohad. Tulevik, et oleks minu olemine, teiseks minu tegemine. Mina üldiselt ei ole selle koolkombinaadi poolt. See on see. Ja teine asi, see on väike linn. Siin ei saa kunagi olema rohkem inimesi kui kuskil 13 000, see on maksimum. Me ei mahu lihtsalt siia ära rohkem. Et see linn õitseks ja elaks, peaks siin olema midagi sellist, mis annab tööd, see on üks pool. Aga selleks, et võt üleval pidada neid töökohti, mis meil siin on, peaks olema võimalus ka koha peal ametit õppida. Ja lähtudes nüüd sellest, missuguse materjaliga, no töö on ikka tellija materjalist, eks ole, et missuguse materjaliga meil on tegemist, siis täiesti juba hädavajalik peaks olema selline võimalus anda mingisugust teist õpet ka. Kas see peab olema nüüd seotud konkreetselt nüüd gümnaasiumiga ja siin kõrval mingisugune eriharidus või peale põhikooli antav mingisugune eriala? See on nüüd teine asi. Aga just nimelt, kui oleks minu olemine, siis mina annaks ka võimaluse peale põhikooli õppida endale eriala, mis oleks kasutatav just nimelt Keila mõistes ja Keilas. Mis tootmisalad siin on ja mida nad teevad ja kõik see, et ei peaks kuskile, ma ei tea, kuhu ära rändama, ja siis kindlasti jälle kaotaks mingisuguse hea inimese kuskilt, kes teeks siin häid tegusid. See võiks olla nagu sedapidi. Noh, halbadel aegadel oli niisugune paha ütelus, et kui Keilas kooli ei oleks, siis Keila ajaleht ei ilmukski. Aga samas meid on siin ainult 10 000. Ja lapsi käib meil koolis 1500. See tähendab seda, et tegelikult kõik inimesed on seotud kooliga. Kool on seni olemas, kuni on õpilased ja kool on õnnelik, kui tal on ka õpetajad, kes neid õpilasi õpetavad. Kui lapse silm särab, siis õpetaja on teinud head tööd. Kui laps oskab küsida, miks kõigis keeltes, siis ja ootab seda vastust, siis õpetaja on hästi tööd teinud. Olge uudishimulikud, siis on elu huvitav. Ongi kõik.